Järgnevalt räägime sellest, kuidas Writeris tõsta oma tööviljakust. Ehk siis mõned sellised sätted ja ütleme valikud, mida te saate järgnevalt ära sättida kogu oma tööks, kui te siin Writeris toimetate. Ja vaatame lähedalt mõningaid selliseid töövõtteid, mis teevad teie töö ja igapäevase toimetamise natukene efektiivsemaks, kiiremaks ja lihtsamaks. Nüüd selle jaoks, et sättida mõned settingud, seaded, mis võiksid igapäevaselt teile abiks olla, tuleks valida tööriistad menüü ja kõige alumine valik on sätted. Avanenud aknas on kõige ülemine valik vasakus paanis, LibreOffice, pluss märgist saate selle lahti klõpsata ja kõige esimene valik siin kohe on isikuandmed. Isikuandmed on need, mis seotakse iga dokumendiga, kui te selle salvestate. Ehk siis, kui ma tahaksin, et siin oleks näha alati minu nimi, kui ma dokumendi salvestan, peaks siin olema Jaan ja siin maabel, nii nagu mul on, ja teie saate siis vastavalt ka enda Writeris selle ära täpsustada. Samamoodi soovi korral ettevõtte nimi, täpsem võib-olla aadress, tiitel, amet. Kasutatakse teinekord ka ettevõtete sees võimalust lisada e-post või miski telefoninumber, et kui mitu inimest teevad ühe ja sama dokumendiga tööd, ma näen, kes on selle teinud ja võib-olla saan ka kohe ühendust võtta. Teine võib-olla oluline asi, mille võiks enda jaoks ära määrata, on asukohad. Siin on võimalik ära määrata peamine vaikimisi kasutatav kaust, kuhu salvestatakse teie dokumendid või kui te hakkate uut dokumenti avama, käsust ava ehk siis otsima, milline on see kaust, mis vaikimisi pakutakse. Hetkel on ta kaust dokuments ja enamasti see tõenäoliselt ongi võib-olla kõige parem valik. Aga kui juhtub selline olukord, et teie peamised dokumendid asuvad kogu aeg mingisuguses teises konkreetses kohas ja kui te ei soovi iga kord seda käsitsi valida, siis olles nüüd siin vaates te võite valida selle minu dokumendid vaikimisi valiku ja redigeeri nupust saate siis määrata soovi korral uue asukoha. Uueks asukohaks kõlbab iga kaust, mille te siit suudate siis leida. Ta võib ka olla näiteks arvuti all mõni võrguketas või otsite täitsa uue koha või panete töölauale näiteks. Ja nüüd, et seda muudatust salvestada, klõpsate OK ja kindlasti siis ka siin sätete aknas tuleks vajutada sobib, et see siis salvestuks. Ja nüüd, et see muudatus omaks jõudu, tuleks LibreOffice tervenisti kinni panna. See tähendab, et Writer ja juhul kui ka mõni muu programm on lahti, siis need samuti. Ja kui te nüüd uuesti LibreOffice'i käivitate, siis on see muudatus toimunud.